tere tulemast tagasi minu kööki. Mul on hea meel teatada, et minu kokkamistuhin vaikselt tuleb tagasi. See oli vahepeal läinud. Ma ei tahtnud üldse köögis aega veeta ega midagi uut katsetada. Aga nüüd ma tunnen, et on aeg proovida midagi uut põnevat. Jällegi, nagu ikka TikTokist leitud retseptid. Meil on siis üks soolane retsept ja 2 magusat. Ja ma alustan sellest, mis võtab kõige rohkem aega, mis peab ahjus 2 tundi olema. Panin just ahju sooja 120 kraadi peale ja me teeme siis sellist magusat snäkki. Ja need snäkid on tegelikult poes müügil ka. Issa ma nüüd ei oska praegu öelda, kas Very-Berry, kas on mingi siuke asi. Sellised pisikesed valged pakendid, mis maksavad ülipalju ja maitsevad ülihästi. Mingid puuvilja magusad snäkid siis, siuksed tervislikud snäkid. Ja nüüd ma proovin neid ise teha. Mis meil selleks vaja läheb? Mul on siin külmutatud marjade segu, želatiin, sidrun ja suhkur. Ja see peakski kõik olema. Nii, võtan väikse poti, panen kuumus alla. See on siis 300 grammine segu. Siin mul on siin pool sidrunit, mille ma siia pigistan. Nüüd see TikToki retsept, mille järgi ma teen, tegelikult on natukene teine asi. Ehk siis need on niisugused nagu, ma ei tea, rullikerratavad puuvilja või marja ribad. Aga ma tahan, et need ikkagi, et ma saan seda tükkideks lõigata. Ja siis ma mõtlesin, et ma vist lisan siia natuke želatiini ka. Ma ei ole želatiiniga mitte kunagi midagi teinud, nii et ma ei tea, kuidas see välja tuleb. Aga kõigepealt ma lasen nendel natuke siin soojeneda ja siis ma lasen saugmiksriga kõik selle püreeks ja siis ma alles lisan suhkru ja želatiini, ma arvan. Ma ikkagi võtsin ta tulelt ära enne, kui nagu liiga kuumaks, liiga soojaks läks, sest et ma kartsin, kui hakkab neid kuumasid pritsima. Ma ei tea, miks ma üldse mõtlesin, et see peab soe olema, sest see soomikser saab külmutatud marjadega ju ka hakkama. Nii. Suhkur laseb läbi. No. Ei. Mida, et see kõrbena läheb? Ma just puhastasin pliiti. No proovime, kui me paneme 2 supiklusikatäit suhkrut. Ma arvan, et see on liiga vähe, ma panen 3 kohe. Tegelikult ma vaatan, et ta on suht paks. Ta on meil selline praegu. Siis ma ei tea, kas seda želatiini on vaja. Äkki ei ole vaja. Samas, kui ma vaatasin seda Very-Berry'de pakendid, siis seal oli želeeriv aine sees. Ma ikkagi panen. Sest see oli algne plaan. Ja ma panen siis selle 10 grammise osa. Kuidas see käib üldse? Lihtsalt segan või? Okei, äkki ma ei pane seda kõike. Äkki ma panen 5 grammi, ehk siis umbes pool sellest. Ma tegelikult tahtsin moosi paksendajat poest. Ma ei tea, minu arust see ei ole sama asi, mis želatiin, aga ma ei leidnud. See on nagu valmis, kas ma peaks maitsma seda? Võib-olla. Kui hapu! Mul on selline see ahju vorm. Tegelikult tahaks natuke väiksemat, aga siis mul on juba liiga väike on järgmine. Nii et loodame, et me saame mingi normaalse kihinada siia. Küpsetuspaber pidi ka kindlasti olema, et sa üldse selle lahti saaksid pärast. See tundub suht loogiline. Seda ei ole piisavalt palju. Okei, ma teen mingit täielikku oma loomingut. Ma tekitasin siia nagu barrikaadi, et ma saaks nagu väiksema, ma ei tea, väiksemas ulatuses seda valada. Ja nüüd ma panen ta 8 tunniks
ja ahi on meil 120 kraadi juures. Järgmiseks me teeme kurgirulle või siis nagu kurgi sushit. Ehk siis on vaja 2 kurki, või no ma arvan vähemalt, et on 2 vaja. Tegelikult ma ei tea, võib-olla 1 piisab. Selleni me veel jõuame. Siis mina võtsin frillise salati, porgand, kanafilee, kanapuljong ja Philadelphia toorjuust. Ja esimese asjana on meil vaja kana läbi keeta. Ma teen seda esimest korda elus. Ma olen varem kana ainult ahjus teinud või pannil praadinud. Ja nüüd me siis keedame seda puljongis ja siis shreddime ta nagu tükkideks. Ma ei ole seda kunagi teinud. Nii et midagi uut. Ma panin potti vee ja puljongi. Nüüd on kana. Ja ma sain aru, et 25 minutit peaks ta siis keema. Ma kuulsin mingit sellist asja, et selleks kana lihtsamaks shreddimiseks saab kasutada visplit. Aga siis ma vaatan seda visplit, see tundub nagu nii õbluke. Et ma arvan, et see väga ei tee seda tööd ära, aga ma proovin. Proovime siis ikkagi seda tavalist meetodit. Liigume edasi selle kurgi juurde ja lõikame siis siit õhukesed viilud, laastud. Ma ei tea, kus kohas ma seda rullima hakkan ainult. Okei, ma võtan küpsetuspaberi ja panen niimoodi, et need nagu kattuksid. No nii. Need siis söön niisama ära. Siis ma lõikan natuke porgandit. Tahaks hästi peenikesi viile. Vahepeal mõtlesin mainida, et ma maitsestasin seda kana veel panni peal, kui ma olin ta siis tükkeldanud ära. Siis ma lisasin paprika maitsainet, pipart ja ühe kanapuljongi veel õlis tegin katki ja siis segasin kõik kokku. Et tahtsin selle kanal oleks ikkagi rohkem maitset juures. Nüüd võtame majapidamispaberiga niiskust välja siit. Lisame toorjuustu. Porgandi. Frillise. Ja ma tahtsin chili majoneesi osta, aga unustasin, nii et ma tegin ise mingi kastme. Seda võib ka peale panna, aga ma panen teda ikkagi natuke ka siia sisse. Seda osa ma kardan kõige rohkem. Nagu, kuidas see käima peaks? Võt kui oleks see sushi rull, vaata, oh my god. No, seal TikTokis ei olnud seda. Okei, äkki me saame seda kuidagi kasutada. Ma sain ta rulliks. Issand kõrus. Ma tean, et kapi peal ei tohi lõigata, aga ma kardan teda tõsta. No minu arust tuli päris hea välja. Või noh, nagu ilusa välimusega vähemalt. Ja nüüd me saame siis teada, kuidas see maitsega on. No eks nad suht siuksed lagunevad on. Issand,
väga palju närimist. See kana on mul seal suht näed käed, ma ei tea, kas ma nagu see vist ei peaks selline olema. Ehk siis kas ma oleks pidanud teda vähem keetma. Ma ei tea. Et see ja see mu oma tehtud majonees on natuke poole toobine. Et oleks mul siin õige majonees, ma arvan, see oleks juba nii palju parem. Ja selle kanaga ma ei ole päris rahul. Nii kurb. Ma lootsin rohkemat. Siin loebki väga palju see kana maitse, kana tekstuur ja mis iganes kastet sa kasutad. Kurk on ju igal juhul hea, porgand on hea, toorjuust on hea, aga nad on kõik siuksed nagu leebe maitsega, ehk siis tugevama maitsega ongi see kaste ja see kana ja need peavad siis olema head selleks, et see kogu asi hea oleks. Ma katsetaks kindlasti seda veel ja prooviks lihtsalt nagu kana paremini teha ja hea kastma osta. Et muidu hea, nagu kui sa oskad kana normaalselt teha, siis ma soovitan. Ja viimase retseptina siis jällegi üks magus retsept, mis tundus lihtsalt nii lihtne, et ma tahan seda proovida. See on tegelikult põhimõtteliselt mingi pudingulaadne magustoit, aga nagu näppude vahel söömiseks. Panen teile selle TikToki siia ja vaja läheb meil ainult piima, maisitärklist, suhkrut ja kookoshelbeid. Mina võtsin laktoosivaba piima, ma loodan, et kõik toimib nagu sama hästi sellega. Ja meil on vaja siis 500 millilitrit piima. No tegelikult see piim läheb meil kahes osas, ehk siis 250 millilitrit ühte anumasse ja 250 teise. Nii, selle 250 ma kallan kohe potti, sest seda me kuumutame koos suhkruga. Ma lisangi siia potti kohe 50 grammi suhkrut ka. Nii, ja siis teeme siia valmis teise mikstuuri. Jälle 250 millilitrit. Ja sellele samuti juurde siis 50 grammi maisitärklist. Soojendame piima madalal kuumusel koos selle suhkruga ülesse. Ja kallame siis aeglaselt selle maisitärklise segu siia sisse. Ja nüüd segame nii kaua, kuni pudingu tekstuur tuleb. No nii, ja nüüd ma sain sellise tekstuuri kätte. Mul on selline plastikkarp ja ma loodan, et see sobib selle jaoks. See on ilus tekstuur. Nii lihtne ongi pudingut teha või? Oh my god. Njamma. Issand. Lisadki siia mingi kakao ka ja ongi kakaopuding ju. Mida? Ausalt öeldes ei ole kunagi mõelnud, kuidas pudingut tehakse. Vau. Nii hea. Ja selle paneme nüüd tunniks ajaks külmkappi. Nüüd ta on meil külmast väljas, tund aega on möödas. Mul on hirm, ta on ainult veel nagu soe veits. Ma ei tea, kas ta on valmis. Kuidas ma siit selle kätte saan? Ta nagu on tahke. Vist. Ma loodan ta mingi pool tundi veel olla külmas. Kuni ta on ikkagi täiesti nagu ära jahtunud. Proov number 2 ja ma mõtlesin, et võib-olla see on parim mõte, et ma ei pannud siia sisse mingit küpsetuspaberit, millega seda siit kergemini välja võtta, aga mulle tundub, et see liigub siin sees, nii et kui ma äkki lihtsalt nagu niimoodi teen. Tuligi välja. Siin mul on natukene kookoshelbeid. Ma tahan mõned proovida Nesquik'iga ka teha, nii et ma ei pannud väga palju.
nagu näha ilmselgelt. Lõikame siis mingid kuubikukesed. Need lähevad suht kergesti katki. Ma ei tea täpselt, kuidas neid kätte saada. Nii et nad katki ei läheks. Need on lihtsalt mingid väiksed ploobid. Need tulid päris ilusad. Võib-olla see ei näe nagu kõige parem välja. Tegelikult ma juba testisin, sest et kui ma neid tegin, siis paar tükki läksid suhu ka. Okei, seda kakao ma pole proovinud, aga võtame esimeseks selle kookose oma. Kui sulle meeldivad kookosega asjad nagu Bounty, Raffaellod, siis sulle kindlasti meeldib see magus asi ja tegelikult seda on väga lihtne teha. Sa peabki lihtsalt piisava aja külmikus hoidma seda mikstuuri. Ma ise võib-olla, mulle meeldib nagu kookosega asjad, aga ma ei tea, kas nagu nii palju, et ma tervet seda batchi ei hakanud nagu kookosega tegema. Siis ma panin Nesquikiga mõned, need näevad välja nagu väiksed junnid. Aga äkki maitseb hästi. Väga Nesquikina. Kuna see piimaasi ise on nii pehme maitsega, siis ükskõik millega sa seda teed, see maitse saab olema see kõige tugevam. Ja mõned, näete, on sellised roosad, punakas roosad. Need ma tegin sellise Tea and the Gang Raspberry Ripple latte seguga. Ma mõtlesin, et see on huvitav, aga see ei meeldinud mulle juba latena väga. Ja nüüd ma tundsin selle lõhna ja ma olen nagu, et miks ma arvasin, et see mulle magustoiduna meeldib. Aga let's try it. Okei, see oli nagu rollercoaster alguses. Hästi tugevalt on kohe see maitse, mis seal peal on ju, sest see läheb esimesena keele vastu. Siis oli nagu, kuule, päris hea. Ja siis see järel maitse mulle ei meeldi tegelikult sellel purul. Nii et selles suhtes ei soovita. Aga muidu seda magustoitu soovitan teha küll. Vahepeal tuli ahjust välja meie snäkikene. See on nii vedel. Mulle tundus, et see hakkas nüüd tumedaks minema, ma olin muidu kas see kõrbab. Ma võtsin ta tegelikult ikkagi pool tundi varem välja. Meil on hea mõtt olen, et ma lasin juba ahju täiesti ära jahtuda. Soo jääb siis uuesti üles, sest ma panin nüüd selle ahju tagasi. Ja teine katsetus selle snäkiga. Nüüd see on mul jahtunud ka mõnda aega, ta tundub mulle täitsa tahke, mis on hea. See ei taha siit paberikivest lahti tulla. See ümbris tuli siit ilusti ära. Peale pikka pusimist sain ma selle paberi siit alt ära, aga nagu näha on, siis ta ei ole igalt poolt ikkagi ära küpsenud. Nii et ma ei tea, võib-olla seda peab siis 2,5 tundi hoidma, 3 tundi, ma tõesti ei tea. Ja mul on natuke kopp ees. Ja kui see nüüd hästi ei maitse ka, siis seda lõigata tundub ka õudne. Miks ma tunnen kõrgem suhkrumaitset? Ja see on mul hammaste küljes. Okei, äkki see äär on midagi kõrbend. Oh my god, ma lähen nii kettesse praegu. Ma lähen nii kettesse. Ma ei
ei taha seda kööki enam näha, aga proovin siis seda pooltuurest osa. Okei, see ei ole halb. Aga see ei ole see, mis ma tahtsin. Tundub, et pean ikkagi 2 euroseid väikseid kommipakke edasi ostma. Ütlen teile ausalt, et mul on nii kopees tänastest retseptidest, nii nagu nad minul välja tulid, oli väärt ainult nagu väärt tegemist, ainult see piima pudingu asi. Kõik muu mõttetu. Ma olen siin köögis olnud üle 3 tunni. Ma olen nii väsinud sellest. Ja see, kui sa oled nii kaua mässad asjadega ja need ei tule välja ka, siis on lihtsalt nagu keegi lööks noa selga. Võib-olla siis ma ise löön endale noa selga, sest ma ei oska paremini siis neid retsepte teha või? Ma ei tea. Okei, igal juhul. Ma ei tea, kas siit videost üldse oli nagu midagi võtta, aga ma loodan. Äkki te oskate paremini neid asju teha ja äkki keegi sai ikkagi mingi idee. Ma väga loodan. Ja suur aitäh, et sa selle kaose lõpuni vaatasid ja jäta mulle mingi kommentaar ka ikka olla. Ma ei tea, mis kommentaar, aga jätke mulle midagi, sest et muidu see asi on väga kurb. Ja näeme järgmises videos. Tšau!